ja ma jagan siis ka nüüd ekraani. Mart, kas sa näed seda, seda Bergi artiklit? Näen küll. Lugupeetud kolleegid, me oleme jõudnud selle kevade viimase aruteluni Arnold Schönbergi ideedest. Ja kui senised arutelud on põhiliselt keskendunud muusikale endale, siis tänane arutelu on võib-olla natuke teistsugune. Lisaks sellele, et me arutame muusika kui niisuguse üle, me vaatleme ka seda konteksti, milles muusika kõlab või milles muusika võiks kõlada ja mis võiks olla selline teatud mõttes ideaalne kontekst ka muusika jaoks. Ja siis kitsamas mõttes võib-olla muusika jaoks, mis ei ole ühiskonnas veel nii tuntud. Ühesõnaga, see on see muusika, mis on võib-olla loodud äsja või loodud mingisuguse lühikese ajalise perspektiivi kestel. Ja see tänane arutelu käib meil tegelikult ümber ühe Schönbergi idee, mille ta käis välja sügisel 1918. Et huvitav on ka kontekst, see on tegelikult Esimese maailmasõja lõppemise kuu. Ja see tema mõte oli siis selline, et luua Viinis selline Verein für musikalische Privataufführung, et mida võiks eesti keelde tõlkida muusikaliste eraettekannete ühing. Ja see oli oma ilmselt selliselt ülesehituselt ja ka nendelt vaimsetelt ideedelt või selle vaimselt aspektilt, mismoodi seda asja kõike läbi viidi, küllaltki ilmselt radikaalne omas ajas. Ja ma arvan, et ta tegelikult on sellisel kujul, nagu nemad seda tegid, suhteliselt radikaalne isegi tänaseni. Et me võiksime seda uurida, mis olid nende, või ütleme, mis konkreetselt oli siis Schönbergi idee sellist ühingut teha või sellist sisuliselt kontserdisari, sellist kontserdisarja teha ja vaadata ka neid teatud põhimõtteid, mille alusel see kontserdisari tegutses. Tekst, mida me võiksime koos lugeda, on Alban Bergi poolt koostatud ülevaade siis muusikaliste eraettekannete ühingu tegevusest. See tekst on ise kirja pandud aasta hiljem pärast ühingu asutamist ja pärast seda, kui tegelikult üks hooaeg juba kontserte oli toimunud ja päris mahukas, nii-öelda mahukas hooaeg. Ja see tekst on avaldatud siis ühesõnaga musikkontsepte numbris, ma ei leidnud seda muusikakontseptet praegu üles, aga see on põhimõtteliselt olemas ka Eestis kättesaadav Muusikaakadeemia raamatukogus. Aga kui nüüd minna kohe selle artikli enda juurde, siis et jah, ühesõnaga novembris 1918 asutatud, Arnold Schönbergi poolt asutatud ühingu eesmärk on anda kunstnikele ja kunstisõpradele tõelisi ja täpseid teadmisi kaasaegsest muusikast. Ühingu ülesanne ei ole mingilgi juhul teha propagandat mõnele suunale või tuua kasu esitatavatele autoritele. Selle eesmärk on lihtsalt teenida oma liikmeid, asendades seni ebaselge ja probleemse suhte nüüdismuusikasse selgusega. Nii et see ei ole mitte heliloojate, vaid eranditult publiku ühing. Kui mõne teose puhul mõni teos tekitab meeldimist ja rõõmu ja seeläbi propageerib ka teost ennast või autorit, on see vaid teisejärguline tulemus. Et nii seda kui ka paratamatut vastupidist aga programmide koostamisel ei arvestata. Meie ainukene eesmärk on esitada teoseid võimalikult
terviklikult või täielikult folkkommen või täiuslikult võib-olla on ka mõeldud siin jah. Nii. Ja siis edasi Berg jätkab. Ühingu tegevuses on määravad järgmised põhimõtted. Esiteks, esitatavate teoste valikul ei eelistata ühtki stiili. Esitada tuleks kogu moodsat muusikat Mahlerist Straussist kuni kõige uuemani ja kõike sellist, millel on olemas teatud, noh siin on öeldud füsiognoomia ja karakter, see võiks öelda eesti keeles äkki siis ka mingi ilme ja karakteersus või karakter või iseloom. Ja kui vanemas stiilis heliloojaid võib esitada isegi siis, kui nad on hästi tuntud, siis uute puhul tuleb kaaluda esitamist ainult siis, kui neil on olemas selline füsiognoomia ehk siis ilme või karakter. Üldjuhul püüab ühing liikmetele demonstreerida teoseid, mis sobivad helilooja loomingu näitamiseks selle kõige iseloomulikumatest aspektidest ja esialgu võib-olla ka kõige köitvamatest külgedest või aspektidest. Lisaks lauludele, klaveripaladele, kammermuusikale ja väiksematele kooripaladele on kavas siis esitada ka orkestriteoseid, mida kuna ühendusel ei ole veel vahendeid nende originaalkujul esitamiseks, on praegu võimalik reprodutseerida vaid klaveriseades 4–8 käele. Aga samas kontserditel pannakse suurt rõhku nende teoste taasesitamisele. Punkt 2. Teoseid harjutatakse sellise hoole ja põhjalikkusega, mida tänases kontserdielus ei kohta. Kui üldiselt on kombeks saada läbi alati liiga väheste proovidega, siis meie ühingus on proovide arv alati võimalikult suur, et saavutada selgust ja ühesõnaga siis ka helilooja siis loomingu võimalikult kõigi kavatsuste nagu täitmises. Ja kuni ei ole täidetud hea siis reprodutseerimine vist, ma ei teagi, jah, see on ühesõnaga hea ettekande põhitingimused, selgus ja täpsus, ei tohi teost kontserdil esitada. Nii. Punkt 3. Sel viisil harjutatud teoste ettekanded toimuvad ühingu iganädalastel õhtutel, mida võiks vaadelda ka kui kontserte. Siis tuleval hooajal, kuna see tekst on siis kirjutatud prospektina aastal siis 1920 hooajaks, et nagu öeldud, siis juba üks hooaeg 18-19 oli toimunud. Tuleval hooajal septembri keskpaigast 19 kuni juuni keskpaigani 20 toimuvad kontserdid iga reede õhtul väikses kontserdimajas. Iganädalaste ürituste tutvustamine võimaldab ühelt poolt tegeleda lühikese aja sees ebatavaliselt suure repertuaariga, teisalt annab see ühingule veel ühe lisavahendi, mis aitab teostest õigesti aru saada. Nimelt, sage, ja siis ongi 4. punkt, tuleb sage kordamine. Ühtegi teost ei esitata tavaliselt mitte ainult üks kord, vaid erinevatel kontsertidel üldiselt 2–4 korda. Ehk siis nii sageli, kuni see teos muutub arusaadavaks. Nii, punkt 5. Sama eesmärki üritatakse saavutada ka loodud teostele sissejuhatavate arutelude pidamisega. Piisava registreerimise korral toimuvad need arutelud siis aeg-ajalt ka väljaspool kontsertide õhtuid. Nii, punkt 6. Esitused ise on eemaldatud avalikkuse korrumpeerivast mõjust. Ja liikmeid ei tohiks siin julgustada langetama otsuseid,
vastupidi, peamise eesmärgi teadmise saavutamiseks oleks soovitav vabaneda kiirustavatest hinnangutest. Avalik otsustus rikub seda eesmärki, seega punkt A, siis 6a. Esitused ei ole mingilgi määral avalikud. Külalised, välja arvatud välismaalased, on keelatud. Samuti ei ole lubatud esinemiste üle arutlemine ajalehtedes või ka teoste või nende isikute reklaamimine. 6b. Igasugune aplodeerimine, halvakspanu ja tänuavaldused on etenduste ajal on kontserdite ajal välistatud. Ainus edu, mis autoril peab siin olema, on see, mis on tema jaoks kõige olulisem. Suutlikkus ennast arusaadavaks teha. Nii, punkt 6c. Esinejateks on esialgu need, kes ennast asja vastu huvi tundes ühingu käsutusse annavad. Range valik välistab seega virtuoose, kelle jaoks esitatav teos ei ole eesmärk omaette. Ja 6d. Üksikute kontsertide kava ei kuulutata ette, et tagada järjekindel külastamine või külastatavus. Ja noh, siis Berg ütleb, et kõik need põhimõtted, mis olid aasta tagasi veel paigalt ideed, said ühingu esimesel kontserdi hooajal ellu viidud ja tõestasid ennast. Ja siis ta toob ka väikse statistika, et lühikese 6-kuulise hooaja jooksul esitati 45 teost, paljud nendest ka esmaettekandel või esmakordselt. Üks kord esitati 30 teost, 2 korda esitati 17 teost ja 3 korda korrati 3 teost. Ja kokku neil toimus 26 kontserti, oli 45 erinevat teost ja 95 numbrit, kontserdinumbrit. Ja noh, siis ta toob terve rea neid heliloojaid, kes siis kõik kõlasid, osasid me loomulikult tunneme ja osad on võib-olla vähem tuttavad, noh nii edasi, et ma ei oskagi öelda sellest nimekirjast, võib-olla mina isiklikult tean vähem, võib-olla Fidelio Finket, olen kuulnud nime, aga tema muusikat ma ei tunne. Johann Gustav Mrazekit tean, praktiliselt ei teadnudki enne selle nimekirjaga tutvumist. Nii. Noh, Karl Vaiglit ka ei teadnud, Egon Vellersit nime olen kuulnud, aga muusikat ei tunne. Nii et tegelikult, kui me võtame selle nimekirja nüüd ette, siin on, nad ikkagi esitasid praktiliselt kõiki selliseid helilööjad, kellest jäi jälg 20. sajandisse ühel või teisel moel. Ja siis nüüd tuleva hooaja kava, mis siis on, Berg räägib 1920, ka on nimesid, kellest on väga paljugi kuuldud, aga on nimesid, keda tõesti ei tea. Et Rudolf Brauni ma ei tea, Gustave Charpentier'd ma ei tea näiteks ja nii edasi. Et ühesõnaga lihtsalt see näitab nagu seda, et neil oli ikkagi väga põhjalik ülevaade tegelikult sellest muusikast, mida ja mitte ainult Austrias, vaid mida tegelikult ka teistel maadel kirjutati. Ja oli kirjutatud ja see ajaline perspektiiv oli tegelikult suhteliselt lühike, et need olid praktiliselt värsked teosed, väga palju esiettekandeid, nii et noh, ütleme nii, see oli selline hästi aktuaalne tegelikult üritus. Ja siis on siin terve nimekiri esitajaid, noh, kellest ütleme arvatavasti praktiliselt peale siis nende, kes lähen edasi, vaatan ühesõnaga, kes olid tegelikult ikkagi nende teoste nagu harjutajad, noh, Steuermann ja noh, ütleme, ja olidki siis ühesõnaga Schönberg, Berg ja Webern ise ja teised, nii et tegelikult nad olid ise aktiivselt tegevad ka nende teoste ettevalmistamisel. Ja noh, ilmselt tehti päris hullupööra proove. Mis on veel huvitav, ühesõnaga
ja siis noh, järgneb selline organisatoorne jutt, kuidasmoodi ka oli korraldatud kogu see kontserditele pääsemine. Ja ma natukene uurisin, tähendab see Austria kroon tollel hetkel, tähendab seal oli rahareform oli toimunud ja see Austria kroon, ütleme 1919. aastal oli umbes ostujõult sarnane euroga tänapäeval. nii et selles mõttes need numbrid võiksid olla praegu eurodes ja tegelikult näitaksid seda situatsiooni. No ma natukene uurisin ja vaatasin, ühesõnaga, mis, noh, ütleme, see on umbes niimoodi. Samas oli ka näiteks, noh, millega nüüd võrrelda, et selline kas või näiteks tänapäeval, kas või Eestis töölise palk on ilmselt suurem, et sellel ajal ma lugesin kuskilt, et 450 Austria krooni oli töölise nagu keskmine palk tööstustöölisel. Noh, ilmselt Eestis on praegu see ilmselt kõrgem. Ja noh, üldse meil on nagu palgad kõrgemad. Aga põhimõtteliselt me võiksime võrrelda seda olukorda täiesti tänapäeva Eestiga ja tänapäeva olukorraga ja ütleme nende hindadega, millega me tegelikult oleme harjunud. Ja ka ühest teisest dokumendist ma lugesin nende summade kohta, mida maksti honorarideks, ka suhteliselt sama, 200-300 krooni, noh umbes nagu meil on 200-300 eurot, et mingisugune selline keskelt läbi. Ja see on siis nüüd 1919, see hooaeg, neil oli veel tegevus ka 21. aastal, minu meelest oli seal, see asi oli ka Prahas, selline noh, ühesõnaga kontserdihooaeg viidi läbi, aga tegelikult see ikkagi see sari lõppes ära ja põhjus, miks see juhtus, oli see, et Austria kroon, seal algas tohutu devalvatsioon. Et Austria kroon 1924. või 25. aastaks ta oli devalveerunud umbes 14 000 korda. Nii et see oli nagu pöörane, mis juhtus selle majandusega seal. Ja see saadi vist lõpuks pidama, seal oli rahvusvahelise valuutafondi eelkäija, seal mingi Rahvaste Liidu mingisugune laen, mis anti ja ühesõnaga see tegelikult Austria riik võeti saneerimisele sisuliselt. Nii et ühesõnaga ütleme nii, et see ei olnud sisuline põhjus, miks see kontserdisari ei jätkunud. Et ta oli pigem nagu majanduslik. Nii, aga lühidalt on see siis ülevaade, et võib-olla me võiksime arutleda selle üle, et esiteks mis oli ikkagi selles, noh, kontserti ju korraldati ja Viin oli ilmselt kontserte täis, et ega kontserdikorralduses iseenesest ei olnud mingit erilist kontserdikorralduses endas ei olnud ilmselt mingit erilist uudsuse võlu, aga just, et mis nüüd nagu on see asi, mis, noh, punkt üks võis olla siis, aga me võiksime võib-olla vaadata seda ka tegelikult tänapäeva perspektiivist, et mis oli selles idees tegelikult sellist väärtuslikku. Aga Mart, äkki sa kommenteerid? Aitäh. Mul kõigepealt 2 tähelepanekut, et õigemini üks on küsimus, et seal tekstis, mida Berg kirjutab, on kirjas, et need toimusid Konzerthausi väikses saalis. Kas on mõeldud Viini kontserdimaja, mis on ka täna see kontserdimaja, sest seda hakati ehitama 1911 ja sinna oli planeeritud 3 saali. Üks on suur saal ja siis 2 väikest saali, Mozart ja Schuberti saal. Ja huvitav on, kas üks nendest väikestest saalidest, kas Schuberti või Mozarti saal on mõeldud siin väikse saalina? See tekkis mul küsimus. Seda ma ei tea, selles mõttes, et kas nüüd, mida ta mõtles vaata, kui ta siin kirjutab, vaata, mis tal on täpselt öeldud see. Seda peaks guugeldama ja lihtsalt vaatama, et ma arvan, et jah. Seal oli väike kontserdimaja saal. Ma vaatan, kus see koht on, ta ütleb jah.
ma ei imestaks, kui see on niimoodi, sest nad see tegelikult on punktis 3 on seal keskel. ja Klein and Concert House, aga siis on see ikkagi kontserdimaja saal. jah, see Nii. peaks olema ikkagi, see on ühesõnaga ju praegu on Musikverein ju tegelikult, kas see mitte ei ole sama maja? Ei ole? ei. Musikverein on hoopis teine asi. ahah, Kontserdimaja on, ma ei oskagi neid niimoodi hoobilt võrrelda, et mis ühes, mis teises, aga ütleme siis niimoodi, et muusikaühingu saalis on need uusaasta kontserdid ja see on jah, selline peensaal, aga kontserdimaja on, seal toimuvad džässikontserdid ja sümfooniakontserdid ja seal asus ka Muusika- ja Teatriakadeemia mingil ajal, aga ma ei tea, kas enam ta asub. Nii et need on 2 eraldi maja, nad on küll lähestikku suhteliselt, aga erinevad majad. okei, ja Teine, kontsert teine märk, mitte märkus, aga tähelepanek oli, ma vaatasin tekstist, on huvitavalt kirjutatud. Järgmise hooaja heliloojate hulgas on ka Erik Satie, aga tema nimi on kirjutatud SRTI, Sarti. See on väga huvitav. et tollel ajal siis ei osatud tema nime õige kirja. Näed siin allpool. aga kas see on, oot ma korra kontrollin, ma muide vaatasin ka seda, aga ma ei jõudnud kõiki nimesid. oota kohe. No ma guugeldasin, vaatasin, et sellist heliloojat ei ole olemas. jah, Satie jah, on küll. Ma arvan, et see peaks olema ikkagi Erik Satie. jah. No see on lihtsalt tühi asi, aga lihtsalt tore. tähendab, siin võib olla see teema, et vot ta on teaduslik väljaanne ja võib-olla nad on meelega jätnud nimekujud. Siin ongi öeldud, die Namen, die häufig falschen Namenschreibungen wurden aus dokumentarischen Gründen belassen. aga ju nad siis ei ole ikkagi seda kõike seal parandanud. Ei, ma ei arvagi, et musikkontsepte on midagi nüüd valesti teinud, aga ju siis ma ei oskagi seda kuidagi, sellest midagi järeldada, aga lihtsalt tore on. ja. no seal võis olla ka see asi, et vaat kuidas ka Berg seda. ei, see ongi jäetud jah, nii. just ma praegu kontrollisin seda sõna belassen, tähendab need nimekujud on nüüd nii nagu Berg nad ilmselt sinna prospekti kirja pani. No ja võib-olla ta kuulmise järgi. jah, kuidagimoodi, et see võis olla äkki niimoodi, et noh, et ei olnud ju mingit kirjalikku dokumentatsiooni, kuna see oli mingi plaan kuskilt. või ta lihtsalt pani sinna kirja ja kes teab, eks nad ilmselt ju tegutsesid ikka tohutu ajalise surve all kogu aeg. et ega see oli siuke pool hobi tegevus ju kõige muu kõrvalt, et kusagilt ma isegi lugesin, et umbes abikaasa oli Bergile öelnud, et kuule, Schönberg kasutab sind ära, noh umbes selles stiilis, et paneb sind tööle mingite asjadega. et see oli siukene väike perekondlik pahandus on isegi. nii, aga mis mida sa palud? Jah, räägi. ja ei, ma lihtsalt küsin, et ühesõnaga, kuidas sulle noh, kui nüüd vaadata sellises võtmes, et võib-olla ühest küljest jah, et ega me ei suuda ju ajalooliselt asetuda nüüd sellesse Viini kontserdi või ütleme sellesse ellu või muusikaelu situatsiooni, aga kui me vaataksime nagu näiteks Eesti praeguse aja kasvõi muusikaelu seisukohalt, et ühesõnaga noh, kuidas sulle selline kontseptsioon nagu tundub? et kas see tundub selles mõttes atraktiivne, ühesõnaga siin on nagu mingid väga radikaalsed põhimõtted. no ühesõnaga, mis on iseenesest nagu arusaadavad, aga kas see sinu meelest nagu tundub toimivana? Ma mäletan, kui me omal ajal sellest rääkisime, siis see tundus väga, no kuidas öelda, atraktiivne plaan ja nagu suurt aukartust äratas minus selline tegevus, mitte plaan, aga tegevus. Aga kui ma proovin seda nagu mõelda tänapäeva, seda sama asja, et see nõuab palju just pühendumist ja aega ja
see võib olla mingisugune erategevus nendel, kes tööl ei pea käima, aga kui sa pead oma igapäevast leiba teenima niimoodi kõrvalt, see on no ikkagi väga raske tõesti, nagu sa ütlesid, et see on väga pingutav. Et ma ei suuda seda ette kujutada, et niimoodi, ütleme, kaasamuusikaansamblid, mille tegevustega sina oled tõenäoliselt palju paremini kursis kui mina, noh, teevadki niimoodi, et nad harjutavad väga palju ühte lugu. Ma ei mäleta, mis ansambel see oli, Hollandi ansambel, mul juba nimed hakkavad meelest ära minema. Kunagi ütlesid, et nad ühte lugu harjutasid, ma ei tea, aasta või pool aastat, enne kui see hakkas neile meeldima. Et nad tegid väga palju proovi, aga nad tõenäoliselt neile maksti ikkagi selle eest, aga kui see on selline eralõbu või siis vabatahtlik tegevus, siis see ei ole väga jätkusuutlik. Aga iseenesest ütleme, kaasamuusika propageerimiseks ja temale elujõu nii-öelda saavutamiseks on see muidugi väga hea. No ma ei tea, Eestis neid võiks võrrelda ansambel U-ga. Sina tead ansambel U tegemisi, kas nad saavad mingisugust palka ka selle eest või on see puhtalt vabatahtlik? Ei, nad ikka saavad tasustatud. Et kui me nüüd seda räägime, siis nad ikka saavad tasustatud, jah. Nüüd, aga need privaatettekannete ühing, nemad ju tegid seda oma vabast ajast ja oma kulul. Kas ma saan õigesti aru? Ma ei ole selles väga kindel, et nad päris nüüd nii-öelda, vaata tol ajal ei olnud selline tasuta tegutsemine üldse ilmselt väga levinud. Me oleme praegu nagu sellega harjunud, et kui seda rahalist poolt vaadata, ütleme nii, et neil oli vähe raha, aga neil tegelikult ei olnud niimoodi, et see oleks olnud ilma rahata. See oli väga, ma võin avada siin ühe mingisuguse, vaatan, kas ma leian selle faili üles, ma ei tea, kas sa näed seda. Siin on olemas näiteks nende, halvasti võimalik neid dokumente avada. Ma vaatan kohe, äkki ma saan mingi teise koha pealt selle paremini lahti. No ühesõnaga vahet ei ole, siin on näiteks üks mingisugune eelarve näiteks aastast 20. Et see annab natukene aimu nagu sellest nendest suurus. Ma katsun selle avada ikkagi siit kohe vaatama. Aga kui nüüd veel ma nii kaua ütlen, kui sa otsid, et professionaalse kunsti tegemine on ikkagi seotud rahaga alati. Mulle tundub, et mina ju tegelikult ka kirikuliinis tegelen harrastusmuusikaga ja selline harrastusmuusikast tase on võimalik küll. Nii et inimesed tulevad omast soovist ja vabast tahtest kokku ja teevad midagi, aga niivõrd keerulist ja ütleme ambitsioonikat muusikat esitada ilma rahata või ütleme, muidugi piletitulu, ma saan aru, kasutati ära, aga milleks seda täpselt kulutati ja? Ma vaatan, kui ma avan selle eelarve faili, et tegelikult lihtsalt see on nagu illustreeriv, olgugi et see eelarve fail on nüüd neil juba olukorras, kus tegelikult see kroon tohutult devalveerus, et ega siin ongi tehtud erinevad sellised võimalikud nagu eelarvesituatsioonid. Ma korra katsun selle, kus see dokument on. See on vist see. Või siis tudengid ka võivad sellist veel teha, aga nemad ju ei olnud enam tudengid. Ja vaata, kui palju siin nüüd nähtav on, et tegelikult ma katsun selle suuremaks lükata selle faili. Näed sa sealt neid numbreid või? Jah, no ütleme, halvasti, väga ütleme niimoodi. Aga sa võid ju ütelda mõnda asja. Ja seal on nüüd niimoodi, et ühesõnaga nad planeerisid näiteks
see esimene tulp seal, ma siin liigutan hiirt, ma ei tea, kuivõrd see on näen näha küll. sulle, et ühesõnaga seal on näiteks 68,688 oli siis esimene nii-öelda võimalus. Ühesõnaga sealt, miks nad mitu eelarvet tegid, oli see, et vaata, kuna see kroon kaotas väärtust, et neil oli vaja teha mingisugune selline plaan, et kui palju peaks üldse see nii-öelda abonemendi maksumus olema. Neil oli kuskil 200 abonemendi ostjat. Et see ei olnud üldse väike seltskond tegelikult. Noh, publiku mõttes, kui ütleme praegu meil oleks 200 osalejaga abonemendi ostjaga kontserdisari, see oleks täiesti korralik asi. No ma mõtlen Eestit praegu. Aga ega me seda Viini, noh, ütleme, ma arvan, et Viini muusikaelu on noh, muidugi ta oli kõrgem tase kui Eestis praegu ilmselt. Ütleme tolleaegne. Aga kui me võtame kõiki neid rahvaarvusid, mis oli tol ajal, et maailmas üldse elas mingi 2 miljardit inimest ja noh, nii edasi, et selles mõttes jah. Ja Viin ei olnud ka ju selles mõttes mingisugune väga suur linn. Noh, rahvaarvu poolest. Ma ei tea, palju Viinis elas tollel hetkel. Suur, ma ei oska nüüd öelda, et Viini ikkagi peetakse suureks linnaks. Ta oli suur keskus, aga ma vaatan praeguse Austria kontekstis ta on ikka hiigelsuur linn. Aga muidugi tollel ajal Austria-Ungari impeeriumi kontekstis ta ei oska, või võrreldes teiste suurlinnadega ei oska öelda. No Viinis on rahvaarvult ma ei tea. Viinis on praegu on seal 1,9 miljonit. Aga ma vaatan korra, kas siin saab minna tagasi ajas. Ma panen näiteks Viini rahvaarv 1918. Raske praegu seda kiiresti kätte saada, et ühesõnaga millega üldse peaks nagu võrdlema. Aga kas seal eelarves on ka mingisugused kuluartiklid või? Jaa, kuluartiklid on siin all. Zaalmite, palun väga, eks on ju, on ütleme selline preliminaarne, on 14 400. See ei ole üldse väike summa tegelikult, kui mõelda niimoodi, et saali üüri eest sa maksid tegelikult ära 14 000 eurot, oletame, 14 400 eurot, see on päris korralik üür. Nii et selles mõttes see pidi olema korralik saal, kus nad tegid. Mis on Gehalte, ma korra vaatan, mis see võiks olla, üks hetk. Ta on ilmselt mingid admin kulud või ma arvan, et see on see raha, mille nad võtsid nagu endale siis selles mõttes selle töö eest. Sest nad ise seal kõik olid ju tööl, et ega see oligi. Palk on see siis ikkagi. No see on palk muidu. Ütleme, kui sina saad palka, siis sa saad Gehalti. Aga kes seda kelle palk see on? Vaata, jah. Kas nad on esinejate honorarid või korraldajate palgad? See võib olla muidugi palgad kokku, jah. Et nad ei teinud seal vahet. Ja esinejad ja korraldajad olid ühed ja samad. Põhimõtteliselt jah, et seal ei olnud ilmselt siis, et nad kõik, ühesõnaga palga, jah, arvatasid palgad, eks on, ja siis on, mis asi see on, Druks, Orten, kas see on äkki siis trükikulud ja üldse väga kõrged, kui sa vaatad. Selles mõttes, et neil olid korralikult trükitud prospektid, asjad 2000 eurot. Oletame, no räägime eurodest, eks on ju siis. Et 2000 eurot praegu on täitsa korralik kulu. Noodid, eks on ju, noodid, mis tähendas ilmselt seda, et seal olid kopistid, kes tegid mingisuguseid ümberkirjutamisi. Võib-olla ka trükiti, et ega seda ei tea, eks on ju, või võib-olla ka hangiti noote, osteti näiteks.
instrumendid, ma ei saagi aru, mis see siis tähendab. vaata, tol ajal oli ju see, et ühtegi asja ei olnud automaatselt, vaid iga pill, ka klaverid näiteks toodi ju kohale. noh, renditi ja pandi häälde ja nii edasi. Ei ole ka üldse väike 1333. No harv ka näiteks ja igasugused sellised pillid. nojah, kus on ekstra vaja näiteks ütleme instrumentide rendi ja muud niisugused kulud ja siis muud kulud 1500. ja see porti peaks olema põhimõtteliselt selline, kas see äkki on see, et vaata oli eraldi nagu palgati see uksehoidja või riidehoid. et see on meil kummaline, meil on tavaliselt saali juuri sees, aga näiteks kui Soome minna era mingisugust saali hakkad rentima, siis seal on ka riidehoid, palgatakse eraldi. ma ei tea, kas see porti, mida see tähendab täpselt, aga kas see all on muide Schönbergi käekiri või? kelle käekiri see võib olla siin üldse? ma ei saagi aru. tundub nagu Schönbergi käekirjana, jah. ta oli üldiselt sihuke paras diktatuur, et ühesõnaga seal on nagu, ma just naersin, ma lugesin seda statuuti, et noh, meil tavaliselt sihuke statuut vist isegi, ma ei tea, ei läheks nagu läbi, et kus öeldaks niimoodi, et kus see koht on, ma ei suuda seda praegu leida. siin on paragrahv 8 on ühesõnaga ühingu juhatus koosneb president Alvar Schönbergist. Dessen Funktionsdauer nicht begrenzt ist. et kes on igavesest ajast igavesti. see on nagu jah, selline, et noh. Nojah, ta on võib-olla selline, kui sa ütled, iga nädal olid kontserdid, siis see oli selline suur muusikafestival, mis kestis 3 aastat või 3 hooaega või palju ta toimis. Tänapäeval võib-olla on selle funktsiooni võtnud muusikafestivalid enda alla, aga need nädalased ju. Võib-olla mõned suuremad on. Mina nimetaks seda ikkagi kontserdisarjaks. Kontserdisari, jah, aga ta oli ka selline, ütleme nii, et tänapäeval ma nimetaks seda võib-olla pigem nagu klubi, mis olid ikkagi suletud, eks on nii nagu, ütleme, Londonis olid ju, no ütleme, ilmselt oli neid ka mandril, aga ütleme, mis oli ju väga levinud, eks on, et ta oli suletud klubi, liikmekaardiga sinna üldse igaüks sisse ei pääsenudki. no jah, see oli selline formaat jah, et ta oli sellisena, aga mind nagu just huvitab seesama, vaata, ütleme, kui siin on nagu põhiliselt kogu aeg rõhutatud seda, et muusikast peab nagu aru saama. et kuivõrd ta nagu seda eesmärki nüüd ikkagi täitis või täita võis või kas selline asi näiteks, kui meil oleks nüüd mingi selline asi näiteks Eestis, kas selline asi täidaks tegelikult oma eesmärki rohkem kui mingi muu asi? No ma ei mäleta, kes see ütles seda, et Schönbergi muusika pannakse süüks, et ta on inetu, aga teda tegelikult mängitakse halvasti ja siis kui korralikult mängitakse, siis ta ei ole enam inetu. Sellepärast võiks see asi alati töötada, kui korralikult harjutatakse, esitatakse südamega, siis ka töötab. Aga Eesti on võib-olla liiga väike selleks. Või siis jällegi, ma ei teagi, vahel mul oli küll tunne vanasti, kui ma läksin just eriti kaasaja muusikafestivalile või üldse festivalidele, siis ma nägin, et üks ja sama publikum kogu aeg igal pool, mis mulle tundus see täitsa imeline, et ei ole mingisugused kildkonnad, on uue muusika kildkond ja vana muusika, et kõik olid kõikjal. Et võib-olla see isegi, ma ei tea, kuidas tänapäeval, aga ma olen muusikaskeenest nii kõrval olnud, et ma ei oska seda kommenteerida. Täna muide näiteks on
Balti ja Eesti Muusikafestivali lõppkontsert just praegu käib. Lõppkontsert on kell 7 tegelikult, praegu kell 5 käib ka. Aga ma ei ole näiteks ühelegi kontserdile jõudnud. Olen paari kuulanud raadiost, Klassikaraadiost. Ma ei tea, kui aplausi järgi arvestades see aplaus on suhteliselt hõre vähemalt ühel kontserdil. Et kui palju sinna kokku läks neid inimesi. Aga no ma ei tea, noored inimesed võib-olla ikkagi teevad midagi sellist, tudengid. Ma ei usu, et ainult meie ajal oli mingi selline suur huvi kaasaja muusika vastu või tänapäeval on kõik kättesaadav kergesti, et ei tehta selliseid asju või ma ei oskagi öelda. Sina oled paremini kursis. Ma arvan, et see huvi oli, tähendab, ütleme nii, et võib-olla see huvi, ma saan aru, pigem oli selline skandaalne tol ajal. Et see huvi ei olnudki sisuline, et mina nagu loen siit kogu aeg välja seda, et see, mida Schönberg ei soovinud, oli see niisugune skandaalsus, mis kuidagi oli seotud selle. Ja põhimõtteliselt muidugi, kui sa ühte kaubaartiklit niimoodi väga palju reklaamid ja esitad, siis ta ei ole enam nii ebatavaline. See on vana nipp juba turundamises. Et kui sa ühte asja palju teed, siis ta muutub harjumuspäraseks. Ja. Ma muide vaatan praegu ühesõnaga leidsin ühe Viini linna koos eeslinnadega. Jah, tõepoolest aastal 1920 ma loen, et ta oli 1,8 miljonit. Et ta oli suur koht, jah, ta oli tegelikult terve Eesti ja veel otsa 1,5 Eestit oli tegelikult elas seal piirkonnas. Nii et, ja seal on, ja praegu on seal umbes samasugune, et ta on olnud suhteliselt platoo. 1910 ma näen siin üle 2 miljoni. Ja ütleme, pärast esimest maailmasõda on ta olnud suhteliselt sama koha peal. Nii et ta ja selles mõttes ikkagi, ta on võrreldamatu loomulikult, jah. Jah. No ma mõtlen nüüd Tallinnaga praegu, et jah. Aga muidugi Eestiga võib teda natuke võrrelda, sellepärast et Eestis ju vähemalt varem sõideti ikkagi teise kohta ka, kui festival toimus Tartus, siis tulid tallinlased Tartusse ja ma arvan, et praegu ka ikkagi sõidetakse Tallinnasse kokku. Seda olekski olnud huvitav muidugi vaadata, et kui palju Tartus oli ju seekord festival, et kui palju üle Eesti siis tuli siia Tartusse kokku neid huvilisi. Et noh, Eestis see liikumine on ju lihtne tänapäeval eriti. Aga ma saan aru, et nemad liikusid Praha vahet, sest ühesõnaga see paralleelne tegelikult Ferain ju tekkis Prahasse. Et see kahe linna vahel liikumine ja see, et siin on näiteks üks huvitav lause on siin Bergil või sõna, et jah, on keelatud, kus see punkt on? See on see 6a, vaata, seal on kirjas, eks see on ju külalised ja see Auswärtige, vaat ma ei teagi, kas see on siis mõeldud, siin on nagu see tõlge andis nagu umbes mitteresidendid või välismaalased. Et tegelikult siis ütleme need, kes olid kuidagi väljapoolt seda seltskonda, keda Schönberg seal näha ei tahtnud, ühesõnaga see siuke tavapärane Viini kerglastik publik. Et need olid nagu lubatud sinna kutsuda. Aga noh, ilmselt nad tahtsid kontrollida, et sinna ei tuleks sinna saali sellist lihtsalt skandaliste või sellised, kes noh, lihtsalt korraldavad mingisugust demonstratsiooni seal. Ma vaatan praegu, et Viin ja Praha on ikkagi üksteisest täitsa kaugel, 300 kilomeetrit. Noh, ütleme nii väga hull ka ei ole, aga tolle aja transporti arvestades. No võib-olla rong käis ka muidugi seal. No rong käis, jah. No ta oli üks impeerium, selles mõttes ikkagi liiguti ju.
et jah. Ja siis ta lagunes, oota millal Tšehhi, tähendab pärast esimest maailmasõda ju tegelikult Austria-Ungari ju lagunes. jah. Ungari nutab seda siiamaani taga ja see kõik see nii-öelda jama, mis Ungariga seotud on minu hinnangul just sellest ajast pärit, et nad on Euroopa Liidu peale solvunud. Nojah. Ma loen praegu niimoodi, et sõiduaeg rongiga oli umbes 4 tundi. On praegu, tähendab, ega tegelikult need sõiduajad ei ole väga palju muutunud. Et see noh, tolle ajal ei olnud mingisugune eriline probleem sõita 4 tundi kuskile. No, üldine transport oli ju ikkagi veel selline, noh, autod olid olemas küll, aga üldiselt ju liiguti ikkagi, noh, ta oli nagu üleminek, eks see liiguti ju tegelikult hobustega ikkagi. 4 tundi oli täiesti okei. Nagu Prahovat sõita, aga noh, ütleme nii, et kui neil tõesti oli tol hetkel elas seal Viin ja selle eeslinnad, ütleme 1,8, 1,9 miljonit, et seal tegelikult oli seda rahvast ikka palju. Aga jah, lihtsalt, et ja ilmselt neid huvilisi oli palju ja kõik nii edasi, aga lihtsalt, et probleem oligi see majanduslik kollaps, mis seal juhtus selle Austria riigiga, lihtsalt see Austria Vabariik. Et noh, kuna seal ju kõik need tarneahelad ja värgid ja kogu see asi ju lagunes kõik. Need riigid ju ise seisvusid seal ja ühesõnaga tegelikult vist see Austria-Ungari impeerium ju kaotas enamus oma territooriumitest. Jaa, kaotas. No ta jäi siukene, kui võrrelda seda Viini pealinna Viini, siis 1,8 miljonit oli tollel ajal, kui see impeerium oli nagu proportsionaalne, aga praegu on linn kah umbes sama suur. Ja ma kordan veel juba ennast, et seda loetakse Austria jaoks liiga suureks linnaks. Ta on mõõtmatult suurem kui üks keskmine, ütleme, Austria suurlinn peaks välja nägema. Muideks minu juures käis hiljuti, see oligi 1. mai, käis Statistikaameti agent ja siis lasi mul küsitlusele vastata ja siis lõpuks oli niimoodi, et kas te elate suurlinnas, väikelinnas või külas ja siis mina panin keskmises linnas. Ütlesin, mis asja, Tartu on Eesti 3 suurima linna hulka kuuluv. Püüdis mulle selgitada, et Tartu on Eesti mõistes suur linn. Siis ma avaldasin küll kahtlust selle osas, aga noh, samamoodi, et jah. Okay. Aga mind huvitab muidugi see, et seda ma juba enne ka küsisin, et kas siis ütleme harrastuslikult või vähese eelarvega on võimalik sellist professionaalset, eriti keerulist kunsti viljeleda. Ma ei ole selles kindel. See on hea. Ma arvan ka, et ei ole jah. Et see tegelikult, ütleme, see nende sari kindlasti ei olnud harrastajate sari. Kui sa võtad seda esinejate, näiteks nimekirju, esinejad on nüüd ju kõik tegelikult kas Viini riigiooperi solistid või nii edasi. Nad olid kõik tegelikult kõrgel tasemel muusikud. Et seal tegelikult harrastajad ei esinenud selles sarjas ja arvatavasti see nagu ei olnudki üldse mõeldud niimoodi või see ei olnudki võimalik. Jah, et professionaalne kultuur nõuab raha ja kui raha ei ole, siis seda professionaalset kultuuri lihtsalt ei ole. Jah, ütleme ja see, et nad seda niimoodi isetegevuslikult selles mõttes tegid, no ütleme, nad olid isetegevuslased, sest ilmselt oli ju Musikverein olemas ja olid ju need suured, ütleme, riiklikud kontserdiorganisatsioonid, ma ei tea, kas ta riiklik oli, kas isegi mitte Viini riigiooper ei olnud nagu tegelikult eraettevõte või kuidagi selline, et ta lihtsalt oli mingi riigi poolt loovutatud pinnal tegutses. Ühesõnaga, ma ei tea neid süsteeme, kuidas nad täpselt olid, aga vähemalt nad olid ikkagi riigi poolt subsideeritud, et nemad, ma saan aru, riigi poolt ei saanud midagi. Et nende sina oled ise ka kontserdikorraldaja, sina taotled sponsoreid ja vahendeid ja teed ka põhimõtteliselt
aga sa ei ole ju harrastaja, sa oled ikkagi jah, professionaal, loomulikult, kes kultuurikorraldaja, kes otsib endale vahendeid jah. nagu nemadki. Nagu nemadki jah, et selles mõttes see on täielikult nagu, nad olid eraõiguslikud kontserdikorraldajad, ütleme niimoodi, nagu Eesti mõttes täpselt samamoodi, aga kindlasti ma arvan, sellist hooaega ja selliseid teoseid ja selliste esitajatega, see ei ole harrastustegevus, kindlasti ei oleks võimalik. Ja seda ta kindlasti ka ei olnud. Ma arvan, et tegelikult need esitused olid oma aja mõõtmes kõrgetasemelised. Aga noh, nüüd ongi see küsimus, et ütleme, tänapäeval on ilmselt see saanud nagu mingis mõttes selliseks reegliks, et teosed ikkagi harjutatakse nii kaua, kuni need on selged, et ei minda nagu enne kontserdile esitama. Aga noh, ma saan sellest prospekti tekstist praegu niimoodi aru või sellest põhimõtetest, et järelikult ikkagi selle aja kontekstis väga palju oli ka sellist keskpärast kontserdielu. Ja noh, see ilmselt oligi niimoodi, et kui mõelda niimoodi, et näiteks orkester võis anda päevas 2 kontserti ja praktiliselt proovi ei tehtud enne seda. Et noh, ütleme nii, et see kvaliteet võis olla selline suhteliselt kõikuv. Noh, suured profiorkestrid seal Londonis isegi, ma olen kuskilt lugenud, et ühesõnaga praktiliselt proove ei tehtud. No, ja suures linnas muidugi jällegi ma teen tänapäevast järelduse tollesse aega, mis ei ole korrektne võib-olla, aga et on ju see, need erineva tasemega muusikaelu on ka. Et on noh, selline, kus ei olegi see proovide arv nii suur ja lepitakse väiksema kvaliteediga ja selline muusikaelu on suurtes linnades kindlasti olemas. Ja siis on see kõige professionaalsem ja ma ei tea, kas Viinis tollel ajal võis ka niimoodi olla. Üks väga selge asi, mis ka tollel ajal nendel loomulikult puudus, olid ikkagi heliplaadid. Ütleme muusika, salvestatud muusika üleüldiselt. Et ikkagi see, miks nad niimoodi kordasid ja tegid ja et inimesed saaks üldse korduvalt kuulata, noh, meil ei ole seda vaja, sest me lihtsalt kuulame salvestisi. Aga tol ajal ilmselt ikkagi sellist asja ja seda muusikat ei olnud ju plaatidel ega kuskil olemas. Jaa, ma mäletan, Stravinski isegi heidab ette, ma palun vabandust, kui ma eksin dirigendi nimega, kas see oli Stokowski, kes pidevalt palkas endale 2 pianisti, kes talle sümfooniaid ette mängisid, ta saaks õppida neid. Et sellist asja ka tehti. Nojah, ütleme, see oli võib-olla see, et jah, just, et sul ei olnud ju võimalus kuulata. Et sul oligi siis ainuke variant oli saada mingisugunegi kuuldekogemus oli see, et sa pididki seda kuskil mingite reduktsioonide kaudu tegema. Kõige lihtsam reduktsioon oli loomulikult klaver, kas üksinda, ütleme 2 käe peal või 4 käe peal või 8 käe peal, et need klaverid ikka leiti ja pandi kokku või 6 käe peal, et see oli ka ju olemas täiesti. Aga no ütleme, enamus ikkagi 4 käe klaveri muusikat, et sümfooniates tehti ju, ütleme orkestrimuusikas tehti ju ikkagi klaviirid. Et see oli ju levinud praktika juba 19. sajandil on praktiliselt kõik järjest, sa võtad kogu see klassikaline repertuaar on tegelikult ju kõik ära seatud. Noh, klaveril 4 käele sa leiad kõikidest teostest praktiliselt klassikast. Et see oli ka ainuke variant, oli tegelikult teosega tutvumiseks või noh, niimoodi. Laiatarbe mõttes tutvumiseks. Aga üks mõte, mis mul tegelikult oli või noh, miks nad seda tegid ja mis see nagu korduv mõte kogu aeg on, et ühesõnaga eesmärk on sellest muusikast aru saamine. Ja vaat seda ma olen nagu mõelnud, et mis asi see aru saamine, no ühesõnaga, mis sina arvad, mis see aru saamine tegelikult võiks olla või mida tegelikult taotleti? No kui Schönberg seda kõike juhtis, siis võib-olla peab tema mõistet arusaamine vaatlema, mida me oleme siin eelnevates veebiseminarides vaadelnud, mida see võiks tähendada. Need olid ju tema õpilased või ütleme, tema mõju oli seal. Ja mis siis Schönbergi jaoks arusaamine oli? No,
me vist oleme selle juba defineerinud ära siin eelnevatel kordadel, aga ma ei mäleta enam hästi. No mul tuleb millegipärast meelde ikkagi see Adorno muusika kuulaja tüpoloogia, et kõige paremini, kõige kõrgemal tasemel oli siis see kuulaja, kes tajus Weberni keelpilli trios seeriakujude muutumist vist oli või nii hull ei olnud, et vormi osa muutust, mis oli seotud seeriakuju muutumisega, võib-olla midagi sellist. Et mina mäletan, kui ma kunagi loengus seda üliõpilastele ütlesin, siis ja ütlesin ka juurde, et minu jaoks see on nagu üle mõistuse. Siis tudengid olid pahased, et kuidas ma siis niimoodi, et õppejõud ütleb, et selline asi on üle mõistuse. Et kes siis veel sellest aru saab. Et muusikast arusaamise tasemeid on erinevaid, aga see, et sa muusika, ütleme, olulisi aspekte kontrollid kogu aeg. Ma praegu siin puusalt tulistan. Nii et ta lihtsalt ei ole sinu jaoks selline helimass, mis ühest kõrvast sisse läheb, teisest välja, vaid et sa tajud liigendusi seal. Ja nii nagu tekstis saad aru siis, kui sa saad aru, kuidas ta liigendub ja mis need liigendused, mis need lõigud semantiliselt tähendavad. Mis muusikas muidugi semantika vaste võiks olla. Ikkagi see liigendamine, jah, et sa suudad ja kordused ka, mida Schönberg ka rõhutas, et kordused peavad olema muusikas, aga nad ei tohi monotoonseks muutuda. Et see on ka ju arusaamise üks tingimusi, et sa saad aru, kus muusikas korduma hakkab. Et mõni ei saa ju seda aru. Aga kuidas seda kõike kokku võtta niimoodi, ma ei oska praegu öelda. Võiks olla, osata, et kui meil on, ma ei tea, 5 kohtumiseline seminar möödas, et võiks juba arusaamist Schönbergi järgi osata defineerida, aga ma praegu jään alla. Aga mis selline, okei, see on tegelikult ju väga täpne, mis sa rääkisid. Aga et kas sa võid seda arusaamise resultaati kuidagi täpsemalt kirjeldada, milles see tegelikult seisneb või mis see võiks olla see, ühesõnaga see, ma ei oska öelda, kas see on mingi tunnetus või kas see on mingisugune objekt, mis meil tekib kuskil, mingi epistemoloogiline objekt või mis asi see tegelikult ikkagi on, mida me võime öelda, et kas on üldse võimalik kuidagi öelda, et see arusaamine nüüd on nagu olemas või teda on piisavalt palju tekkinud? Ma võib-olla nüüd natukene provotseerin ja intrigeerin, aga ühesõnaga, kuna tegelikult ma saan aru, et see põhjus oli see, miks nad selle sarja üldse käivitasid. Ma vahepeal ütlen tehnilise poole pealt, et kas sul mikrofon on kuidagi kaetud või vahepeal viimased laused kuidagi olid halvasti kuulda. Kaetud ei ole, aga see võib olla äkki selle masina probleem, et või internet. Ja nüüd on jälle hästi. Jah, ka internetiühendus võib kõikuda. Et ma võin korrata, et ühesõnaga tegelikult nagu minu küsimus seda asja lugedes või seda püüdes mõista, mida nad tegid või mis oli see tegelik eesmärk. Et just selles arusaamises, et mis on lõpuks see arusaamine, mida me tahame üldse muusika puhul saada. See oli sul absoluutselt õige, et me kuuleme struktuure, me liigendame, meile tekib mingisugune selles mõttes, ütleme teadmine. Aga et kas see on nagu mingisugune, kas kuskil on see mingi piisavus selle suhtes, et meil on seda arusaamist nüüd näiteks piisavalt? Või on see mingisugune lõputu protsess ikkagi? No võib-olla peaksin eristama sellist tunnetuslikku ja ratsionaalset või nad on mingil tasemel vist ka koos. Siin peaks minema vist kanti juurde välja, kui keegi oskaks, aga mul tuli meelde selline mõiste nagu katarsis. Käisin just hiljuti või olen tegelikult kevadel käinud mitu korda Draamateatris.
ütleme, draamalavastusi vaatamas ja mul on see katarsise mõte tulnud pähe küll, et ma kuulan või vaatan ära, ütleme, kahevaatuselise etenduse 2,5 tundi, sinna hulka vaheaeg ka sisse ja siis ma olen nagu teistsugune inimene pärast seda mõnda aega. Et mind mõjutab see, mis ma olen kuulnud ja näinud. No, filmide puhul on samamoodi muidugi, aga ma just räägin praegu draamalavastustest. Et kas muusika meid ka viib mingisugusesse teise maailma ja mõjutab, et me saame mingisuguse katarsise. Et küllap me saame jah, et kui me kuulame näiteks mingi Mahleri sümfoonia ära, et siis me oleme teistsugused inimesed vähemalt mõnda aega. Võib-olla see puhastab meid kuidagi või vastupidi viib masendusse. Et see on nagu üks asi, aga teine asi, et kui me püüame keerulisest muusikast, no näiteks kui ma olen muusika arvustaja ja pean seda muusikat kuulmise järgi analüüsima ja sellest ka kirjutama, siis kui ta minu jaoks on lihtsalt selline helimass, et ma ei oska selle kohta mitte midagi öelda, siis mul tekib frustratsioon. Aga kui et see on nagu selline ratsionaalne aspekt, et kui ma suudan teda kuidagi kontrolli alla saada analüütiliselt, siis ma saan temast aru, aga ta ei pruugi mulle midagi tähendada nii-öelda tunnetuslikult või et ta ei vii mind katarsisesse. Et jah, et igavat etendust sa vaatad ka ju, ma räägin siis draamalavastustest, vaatad selle algusest lõpuni ära, saad kõigest aru, aga ta ei muuda sind kuidagi või hakkab igav lihtsalt. Aga sa oskad teda kritiseerida, ütled, et seal oli nii, seal oli naa, seal rääkis või näitles näitleja halvasti. Ja seal oli kehv muusika, seal oli lavakujundus ei sobinud ja edasi. Kõik see kokkuvõttes ei anna sulle mingit elamust, aga sa saad sellest ikkagi aru kogu aeg, igal hetkel. Aga kuidas neid asju nõudi, kas need on erinevad asjad või on sama asja kaks poolt, seda ma ei oska praegu ütelda. No, võib-olla peaks mingit näidet mõtlema, et millest aru saamine on keeruline. Ma ei oskagi öelda. No näiteks Stravinski Kevade pühitsus, selle Sacre du Printemps, selle puhul ei ole üldiselt raskusi saada elamust. Et seal lihtsalt see muusika haarab kaasa sind kogu aeg. Aga kas sa sellest ka aru saad, mis seal toimub? No ta on küll seotud, et ta on balletimuusika, et seal ta on lõikude kaupa üles ehitatud. Selles mõttes teda on lihtsam haarata küll. Aga võib-olla siis näiteks mingisugust, no näiteks Boulezi Meistrite haamer, Le Marteau sans Metre, seal on ka osad, aga ütleme osa raames. Et kas sa saad sellest aru, mis seal toimub või see on lihtsalt selline kõlavirvar. Sa tajud küll, mis instrumendid mängivad võib-olla, aga selline klaasiklirina on kogu aeg. Mis sa sellest aru saad lõpuks. Aga kui sa hakkad analüüsima teda, nii nagu muusikateoreetikud teevad, sa näed, kus on multiplitseeritud seal mingit rida ja mis materjal mõnes osas kordub nagu süvatasandil, sa saad aru, et ühes osas on see sama materjal, aga teda on multiplitseerinud Boulez teistmoodi ja siis sul tekib selline ahaa-elamus, et siis sa saad sellest muusikast aru. Võib-olla mingi sarnane elamus tekib muusikateoreetikul muusikat analüüsides kui kuulajal kuulates. Et lõppkokkuvõttes võib-olla see kogemus on see sama, mille poole püritakse.
nii, nüüd ma rääkisin väga palju segast juttu, et ei, vastupidi, ma tahtsingi küsida, et kuidas sulle tundub, kas see nende kontserdisari oligi nagu suunatud sellisele muusikaanalüüsile? Et ta oligi võib-olla selline suur muusikaanalüüsi seminar tegelikult. Noh, ütleme keeruline ja raske, aga see põhimõte on nagu pigem selline muusikaanalüüsi seminari põhimõte. Kui kas lihtsalt selle selline, juures olid ka sellised, ütleme, sellised suulised arutelud? Kas sa seda tead või? no siin ta väidab, et olid neil jah. Jah, arutati teosed läbi, siis võib-olla küll jah. No artiklis siin ta väidab, oota, kus see on? No kui oota, ma ei leia seda kohta praegu üles, kus on, siin ta ütleb, et olid arutelud jah, et oli. nojah, aga tolles, tähendab, ma olen kuulnud Klassikaraadiost arutelusid uue muusika üle, milles oled sa ise ka osalenud ju palju. Kas nad olid sellised arutelud, kus kuulamiskogemuse järgi siis arutleti? Muidugi seal ei saanud ju seda öelda, et kas teos on halb või hea või et seal olid need heliloojad võib-olla juures või midagi sellist, mismoodi need arutelud seal olid, aga üks asi on jah, see kuulmiskogemuse järgi arutlemine. Muidugi noodid olid kah olemas võib-olla jah, et siis ei olnud päris ainult kuulmiskogemuse järgi. Aga teine asi on, kui sa teed, ütleme, muusikaanalüüsi, siis sul on, kunagi ma ütlesin Mart Kumalale, et ega tõsist muusikaanalüüsi ei saagi kiiremini teha, kui et helilooja on seda teost komponeerinud. Et kuidas sa saad muusikast kiiremini aru, kui näiteks helilooja kirjutab teost pool aastat ja miks sa tahad siis kiiremini aru saada sellest muusikast analüüsides kui poole aastaga. Aga Mart Umar arvas, et see ei ole küll õige. See seadis ohtu tema igapäevapraktika, et kui ta igat teost uurib pool aastat. Siin on punkt 5 on muide jah, et sama eesmärk saavutatakse loodud teostele sissejuhatavate arutelude pidamisega. Ja see eesmärk on siis see, et ühtegi teost ei esitata tavaliselt ainult üks kord, vaid erinevate kontsertidel üldiselt 2-4 korda. Ja seda nii sageli, et sellest saab aru. Noh, siin on ühesõnaga, das es verstanden werden kann. Jah, aga ma arvan, et see on jälle minu arvamus, aga see arusaadavuse selline kiiks või selline vajadus, see tuleb ikkagi, ma arvan, Schönbergilt, kellelt mujalt, Berg on ju, Webern on ju õpilased tal. See pigem pidev arusaamise otsimine muusikast. See, ma ei tea, seda peaks lausa uurima, et kas ja kuidas see enne Schönbergi oli oluline. Kas see tuli modernismiga või siis selle avangardistliku liikumisega või noh, või panema täitsa möödast, et Brahmsi ju ka pidas Schönberg progressiivseks. Temal on ka see, et muusika oleks mõistuspärane, et seal ei oleks juhuslikkusi ja selliseid asju. Aga no ütleme nii, et kompositsiooni õpetuslikust aspektist on ju muusikast arusaamine olnud kogu aeg olemas. Sa ei saa ju komponeerida, kui sa tegelikult aru ei saa, mida sa teed. Või? Seda muidugi, jah. See on võib-olla pigem nagu see, et miks pärast Schönberg, ma ka praegu improviseerin, et ma näen nagu seda probleemi, et võib-olla see oli muutunud see muusikaelu ja muusikategevus ja muusikast osa saamine oli muutunud nagu sedalaadi nii-öelda väikekodanlikuks meelelahutuseks, kus tegelikult enam muhviga aru ei saadud ja käidi lihtsalt seltskonnas, käidi lihtsalt nii-öelda selle lõhu võngutamisel.
et mina nagu näen siin nagu teatud sellist alglätete juurde heas mõttes sellise noh, kuidas öelda, kompositsiooniõpetuslike alglätete juurde tagasipöördumist ja see kontserdisari natukene oli vist ilmselt selline pedagoogiline ja ta oli selline analüütiline. Sest muidu poleks ju mõtet, miks sa teosed kordad 3-4 korda, eks on, tähendab see ju tegelikult noh, emotsionaalses mõttes see nagu noh, ma ei oskagi öelda, võib-olla annab midagi, aga kui sa nüüd vaataksid sedasama teatrietendust 3. või 4. või 5. kord, et kas või näiteks selle katarsise suhtes, et kas see oleks võimalik, et sa näiteks esimesel korral ei saa seda katarsist, aga siis teisel või 3. korral juba saaksid? No võib-olla saab kah niimoodi, jah. Mulle just üks inimene ütles hiljuti, et ta käis vaatamas seda karmeliitide dialoogi, mis on teatrumis ja esimene kord käis ära, tahtis teine kord ka veel minna, aga siis tal oli pea nii väsinud, et tal jäi uniseks ja läks minema teist korda. Aga no see ei näita mitte midagi. Mul tuli millegipärast meelde, liikumine, millega sina oled ise vist kõige paremini kursis, selle soomlaste korvataugi liikumine, et mis nende eesmärk oli? Kas nendel oli ka äkki arusaamine või et nad ka protesteerisid ju millegi vastu? No nad olid ikka praktilised, ma saan aru, et Korvataugu vähemalt praegu on ta selline puhtalt Sibelius Akadeemia tudengite jaoks platvorm uut muusikat üleüldse kuuldavale tuua. aga noh, ja ju ta oli omal ajal ka samamoodi, et eks ta oli selline see teatud pinge, noh, niisugune pingeolukord sellise traditsioonilise muusikakultuuri ja siis nende uute tulijate vahel, et see on ju tegelikult kogu aeg olnud. Ega mingis mõttes on ka see nüüd praegu ju, mida nüüd Schönberg ja tema õpilased tegid, et eks ta oli selline ikkagi selles klassikalises muusikakultuuris tegelikult nagu oma mingisuguse niši kätte võitlemine. Ja me peame arvestama, et Viin oli kindlasti tolle korral ja on ka praegu konservatiivne muusikakeskus. Noh, seal on küll mingid festivalid ja mingisugused väiksed grupeeringud. Ma arvan, et ütleme 30 aastaga ei ole midagi muutunud sellest aastast, kui mina seal õppisin mõnda aega. Aga kui mina läksin sinna otsima just kaasamuusika analüüsi, midagi sellist, siis mulle öeldi kohe ära, et seda sa siit ei leia, et kui tahad, siis mine Prantsusmaale või kuskile. Et me peame seda arvestama, et Viin oligi selline konservatiivne pesa, ausalt öeldes. Niisugune dekadentsi võib-olla pesa ka. No, dekadentsi vist vale ütelda, aga ta oli selline jah, ütleme, muusikast arvati kui mingisugusest laiatarbekaubast ikka. Ega see Viin operett ei olnud asjata, ei tekkinud seal Viinis. No vot. Et eks see oli ikkagi see kontekst ja võib-olla selles mõttes oli nagu Schönberg seda enam, ta oli nagu radikaalne. Noh, kuna neil olid ju olnud ikka ju skandaalid, eks on ju seal, vaata millal see oli see kuulus kontsert, kus ju politsei kohale kutsuti ja nii edasi, et see oli ikkagi enne maailmasõda oli see kuskil, kas see on mitte 1910 või midagi sellist? Jah. Et selles mõttes kõik need kogemused olid ju tegelikult olnud ja noh, Schönberg ei olnud ju ka enam mingis esimeses nooruses, et ütleme 18. aastal ta oli siis 40, mis ta siis oli, 44-aastane või? Jah. Ta oli 74 ja praegu arvutan tagasi. 74 on sündinud, jah. Jah. Et selles mõttes ütleme tal kõik need sellised noh, kuidas öelda, kus ikkagi sisuliselt selline tavapärane publik oli ta nii-öelda välja vilistanud, et tal kõik see kogemus oli olemas. Okei, ma ei oskagi öelda, et võib-olla kui me nüüd nagu räägime sellest teoreetilisest ideest, et ma arvan, et me oleme seda tegelikult päris nagu selgelt arutanud, et oleks õudselt hea muidugi rääkida selliste inimestega, noh kahju, et ei saanud Aare Tamesalu täna osaleda meie vestluses, et ühesõnaga ikkagi kuivõrd ja mida noh, saaks nendest ideedest või kuivõrd üldse otstarbekas või vajalik oleks midagi rakendada nüüd kas või selles Eesti kontserdi olukorras, nagu kus me praegu oleme. Või kas ta üldse on vajalik, et võib-olla meil tegelikult on päris hästi ju kõik asjad.
et meil on sellised nüüdismuusikafestivale ja kontserdid toimuvad ja ansamblid tegutsevad ja tegelikult süvenetakse, noh, keegi ei mõtlegi seda, et ta läheb nüüd, ma ei tea, poole prooviga nii-öelda lihtsalt mingit Pierrot Luniere'i esitama kuskile või ühesõnaga ikka tehakse korralikult proovi ja et võib-olla kõik on nagu hoopis muutunud, et see oli ikkagi sellist nagu, kuidas öelda, muusika ajalukku muutev initsiatiiv mingis mõttes. noh, ka see Ferrain, noh, kõik muu sinna juurde loomulikult, aga just, et see Ferrain sellisel kujul. No kindlasti võib-olla võikski isegi üldistada või panna hüpoteesi, et see on kaasaja muusikafestivalide või kaasaja muusika esitamistraditsioonide algus või maamärk. Kust ta siis välja on tulnud niisugune? et nii peaks ta tegelikult tegemagi, et kui me ikkagi võtame eesmärgi sellise arusaamise, noh, üks on selline tõesti katarsise saamine, aga teine on ka nüüd tõesti sihuke analüütiline arusaamine, et sa tõepoolest seda struktuuri, mida sa noh, ütleme koged, et see ei ole sulle lihtsalt selline veevulin või lainemüha või ühesõnaga täpselt nagu sa ütlesid, et ühest kõrvast sisse, teisest välja, vaid et sul tõesti tekib see liigendus, arusaamine selle kohta, kuidas ta struktuurselt toimib üldse. et võib-olla siin teist võimalust ei olegi. mul tuleb meelde see Tabio Länsio Sibeliuse Akadeemias, temal oli hästi tore sihuke analüüsiseminar, kus me kõigepealt üldse ei vaadanudki noote, vaid me tegelikult kuulasime neid teoseid. ja siis rääkisime iga kord ja vahel oli niimoodi, et kui oli lühike lugu, seda sai nagu teha tõesti, seal mingi looga läks isegi mingi Weberni bagatelliga, seal 5-6 korda kuulasime niimoodi. ja tõepoolest, et ühesõnaga sa kuulad, jälle sa arutad, jälle sa kuulad, jälle sa arutad, iga selle kuulamise korraga sa tegelikult hakkad, noh, aju hakkab tööle, sa hakkad tegelikult kuulma asju, mida sa esimese korraga üldse ei kuulnud. Absoluutselt jah, ma olen ka nõus sellega. Ja noh, mina kuulan palju, ütleme sellist, ma ütleksin, noh, popmuusikat viimastel aastatel olen kuulanud. Ja isegi seal, no mul on mõned lemmikud tekkinud ja sealgi on nii, et ma esimese kord kuulan ja head popmuusikat sa kuulad ka, et sa iga kord leiad sealt midagi huvitavat. Et alguses vaatad, ei saa kõigest aru. Et hea muusika puhul sa peadki võib-olla seda mitu korda kuulama ja siis või ütleme siis isegi niimoodi, et iga korraga leiad sealt midagi, et ta on nagu selline ammendamatu varasalv või siis imetled seda, et kuidas ta ikkagi niimoodi on tehtud või ta alati pakub sulle midagi. aga võib-olla see oligi üks põhimõte jah, mis oli ilmselt võib-olla kuidagi kaotsi minemas või kaotsi läinud ka osaliselt, et noh, Schönberg nagu keeras tegelikult selle noh, nii-öelda süvamuusika, keeras nüüd nagu tegelikult sellisele õigele rööpale. et no mina näen nagu sellest seda, et see on nagu selline võib-olla ikkagi ainukene ideaalolukord, kuidas üldse sellist kõige novaatorlikumat süvamuusikat peaks üldse tarbima. ja kuidas seda peaks ka ühiskonnas tegelikult välja pakkuma, et mingis mõttes on need nagu sellised põhipostulaadid või põhialused. et just nii peaks tegelikult ühte sellist tõeliselt avangardse muusika noh, presenteerimist ühiskonnas peakski läbi viima. et seda ei saakski nagu tegelikult kuskilt, mingis mõttes see on nagu selline niivõrd noh, kuidas öelda, igapäevane leib, et seda ei saagi nagu teisiti teha. ma ei kujutaks ette, kuidas seda peaks teisiti tegema, sest kõik need samad asjad, mis ta ütleb, kordamine, arutamine, noh, kõik sellised asjad, mis ei ole nagu tavapärase kontserdielu ju koostisosad. no millegipärast mul tuli veel meelde üks asi, mida vist Schönbergi seal stiilis ja idees on kuskil kirjas või kahjuks mul ei ole meeles, mälu veab väga alt, aga et Gustav Mahler, kellel sümfooniad on, noh, kelle muusikal nelikeel ei ole ka ikka väga lihtne. Aga tema ütleb, et tema Schönbergi muusikat alguses või Schönbergi muusikat ta ei mõistnud enam hästi. Ja küllap Schönberg oli sellest teadlik, et ta suhtus ju tegelikult Schönbergisse hästi, aga kusagil on see kirjas, et ta ei mõistnud seda. Et võib-olla Schönbergit see painaski kogu aeg, et tema muusikat ei mõisteta, et ütleme isegi niisugused korüfeed, noh, ei saa hästi aru
miks ta teeb ja mida ta teeb, et see oli võib-olla oma aja märk ka see mõistmise vajadus kogu aeg. See tuli mul lihtsalt praegu meelde. Nojah, see oli ühesõnaga tollel ajahetkel oli ta selline suur üleminek võib-olla ja ei saadud aru, mis muusika see selline on, et nojah, ütleme, Schönbergi huvi oli loomulikult ikkagi olla, mitte getostuda, vaid olla ikkagi tegelikult ühiskonna liige. Ja nii palju, kui ma olen ka aru saanud, et ta ikkagi soovis ju tegelikult seda, et see muusika, mida ta loob ja ütleme, mida ka need õpilased loovad, et see on tegelikult osa sellest ühiskonnast, et see ei ole mingisugune väljapoole asetunud asi. Noh, mida on ka ju järgnevatel kõik see võõrandumise jutt ja nii edasi, eks see kõik hakkas ju peale, et see muusika ja see ühiskond, no mis on minu meelest praeguseks jõudnud suhteliselt juba nii kaugele, et ühiskond on tegelikult sellele muusikale suhteliselt käega löönud. Mida ikkagi nagu kõige radikaalsemas mõttes tänapäeval luuakse. Ja ma ei tea, mulle tundub ka kohati, et helilood on käega löönud, et kes sellise radikaalsema asjaga tegelevad. Või siis on, ütleme, selline seltskond, kes ütleb, et ei, me peame ikka sildu ehitama ja me peame ikka kuidagi nagu mõtlema publikule ja kõik nii edasi. Nüüd jälle ei saanud aru hästi, mis sa räägid, kas kuidagi. Ei, ma jah, lihtsalt ma ütlen, et võib-olla see kõik, mida meil tänapäeval nüüd on, et ühesõnaga mingis mõttes on ju tekkinud ikkagi väga sügav lõhe, ütleme sellise kõige radikaalsema nüüdismuusika ja publiku vahel. Ja mul on kohati nagu tunne, et seda lõhet enam ei püütagi väga nii-öelda täita. Või siis kas Eestis ka siis või? Mida? Kas Eestis ka siis või? No Eesti on suhteliselt selline pehme selles suhtes, ma arvan, aga just, et niivõrd-kuivõrd seda radikaalset üldse kuskil on, et noh, nii palju, kui ma olen käinud ka nende Põhjamaade erinevate festivalidel ja kohati, no ühesõnaga samas sellest nagu räägitakse hästi palju, et see muusika peaks nagu kuidagi ühiskonnas resoneerima või muud sellist. Aga just, et noh, et ütleme, see tendents või selline nii-öelda lõhe tekkimine oli ju tol ajal, see oli tekkimas või see oli juba tekkinud selleks hetkeks, kui ütleme, nende sari ju tegelikult käivitus. Noh, ta tekkis seal kuskil 1900 võib-olla seal kuskil 10. aasta paiku. Noh, kus enam ühiskond tegelikult vastu ei võtnud. No ütleme, ongi 1913 oli ju Püha Kevade esiettekanne, mida ka ju tegelikult vastu ei võetud enam nagu normaalsel moel. See oli ikkagi nii, et seal ju tekkis väga suur konflikt ju tegelikult nende publiku ja esitajate ja nii edasi vahel. Muideks see, mida sa mainisid, see skandaal oligi ka 1913 Viinis 31. märtsil kusjuures. Okei, just. Ja. Et siis, kus politsei kutsuti välja. No võt, ma tahtsingi öelda, et see oli tegelikult, see lõhe oli nagu tekkimas seal 1910. paiku. Et ühesõnaga ja selleks hetkeks ilmselt, kui nad oma selle Ferraini käivitasid, oli see lõhe ikkagi väga selgelt tuntav. Ja olemas. Ja siis maailm muutus esimese maailmasõjaga nii radikaalselt ja võib-olla me sellest tuules elame veel praegugi või siis teine maailmasõda, võib-olla esimene maailmasõda isegi mõjutas rohkem 20. sajandit. Kultuurilises mõttes pigem esimene maailmasõda, jah, sest teine maailmasõda, noh, ütleme niimoodi, et seal, mis on võib-olla uus, oli lihtsalt see, et väga jõuline popkultuuri tulek nagu pärast teist maailmasõda, aga ütleme, see nii-öelda noh, selline traditsionalistlik süvamuusika ja selline modernistlik süvamuusika, need ikka olid juba siis lahku läinud. Jah, aga ütleme ta suuremaid, pärast teist maailmasõda ju serialism ja ütleme see radikaalne avangardism levis enneolematult kiiresti ja laialt, et enne jah, et võib-olla see murrang toimus juba esimese maailmasõjaga, aga teise maailmasõja järel ju mul tuleb jälle see Schönbergi või Stockhauseni mõtteavaldus, et linnad on maatasa purustatud ja et need tuleb uuesti üles ehitada ja uus muusika tuleb samamoodi üles ehitada. Et see oli ka siis selline
ja need 2 aastakümmet, mis sõjale järgnesid, need olid ju vist avangardmuusika seni ja seni olematu, ütleme, populaarsus, kui seda üldse nii saab nimetada. Pärast seda kunagi vist pole nii olnud. Kuni ütleme 70. aastani. Jah, populaarsus ühest küljest, aga samas ka tohutu vastasseis sellele. Et see asi ikka läks, ikka tõeliselt nugade peale. Et seal nagu, aga mulle tundub praegu, et on pigem selline ükskõiksus. Et pigem nagu, kuidas öelda, sellele nii-öelda selle modernistliku muusika nii-öelda pahadele poistele on pigem nagu käega löödud. Või ühesõnaga publik tegelikult on, et see on mingisugune lootusetu asi. Et mulle pigem nagu tundub, et sellesse suhtutakse niimoodi, või siis on ta sulatatud kuidagi mingisse sellisesse väikekodanliku kehandisse kuidagi ära. Või ühesõnaga sõltub sellest, kuidas keegi kuskil on asju suutnud ajada, aga pigem on ta selline, ma ütleks, pigem on selline ükskõiksus praegu. Ja ütleme minu jaoks, sa mainisid popmuusikat või levimuusikat, et minu meelest tegelikult tõeliselt huvitavad asjad toimuvadki praegu minu meelest levimuusikas hoopis. Või ma näen seal palju rohkem sellist uut sünteesi või seal tehakse tegelikult palju rohkem. Ma ei ütle veel, et ta oleks minu jaoks ta ei ole nii palju radikaalne, aga ta on lihtsalt uus pigem. Tal on lihtsalt teatav hulk, ütleme, publiku huvi garanteeritud, sellepärast, et popmuusika puhul sa võid ikka loota, et keegi sind kuulab või ühesõnaga on olemas mingisugused turundusnišid popmuusika jaoks juba vaikimisi, mida võib-olla ei ole avangardmuusika jaoks. Aga jah, ma olen sellest skeenest tõesti, ma räägin ju avangardmuusikas, see skeenest olen kuidagi kõrvale jäänud, ma ei teagi, millist vaeva peavad nägema praegu. Eestis võib-olla see asi tõesti ei ole nii hull, et on ikkagi need traditsioonilised festivalid, mida asjatundjad teavad, et need on ja nad ikkagi koondunud sellistesse ajaakendesse aastas ja kohtadel, kus ütleme, avangardmuusika või kaasamuusika festivalid toimuvad ja sellega rahuldutakse. Aga see ükskõiksus muidugi näitab meie ajastut lihtsalt, et küllap see tuleb informatsiooni paljususest, et inimesed ongi lihtsalt ükskõiksed. Mina olen religiooni esindaja kutse poolest ja ka religiooni puhul on palju ükskõiksust, mida näitab rahvaloendus juba, et 50% inimesi on religiooni suhtes ükskõiksed. Ja mingis mõttes suured ideed on ka ju kunstis võrreldavad mingis mõttes religiooniga. Ja kui inimesed on nende suhtes ükskõiksed, siis näitab mingisugust ajastu tendentsi lihtsalt äkki. Jaa, aga mulle tundub, et me oleme arutanud, et see võiks olla teema, mida jätkata sügisel või selle võiks nagu välja käia ja ma mõtlen ikkagi, et me võiksime nüüd järgmisena, võib-olla ma panen selle salvestuse nüüd kinni, et ühesõnaga ma tänan kõiki, kes on osalenud meie arutelude veebiarutelude sarjas ja kõik need arutelud on ka järelvaadatavad, nii et ja jäävad avalikkusele kättesaadavaks. Aga nüüd ma panen salvestuse kinni.